tere tulemast! Täna räägime filosoofist Karl Popperist ja tema ideedest, mis on, uskuge või mitte, täna ehk isegi olulisemad kui kunagi varem. Nii, alustame küsimusest, mis esmapilgul tundub ju täiesti ilmselge. Mis on teaduse eesmärk? Enamik meist vastaks ilmselt, et tõe leidmine. Aga Karl Popperi jaoks oli see vastus mitte lihtsalt vale, vaid lausa ohtlik. Meil on ju koolist saati räägitud, et hea teadlane kogub tõendeid, et oma teooriat tõestada. Aga Popper keeras selle kõik täiesti pea peale. Ta väitis, et tõeline teaduslik mõtteviis ei otsi kinnitust. Hoopis vastupidi, see otsib aktiivsest viise, kuidas oma enda teooriaid ümber lükata. Okei, siin on meie tänane teekond. Alustame sellest, kuidas ta teaduse pea peale pööras, vaatame siis selle loogika piire ja lõpuks jõuame tema filosoofiani tõest ja ühiskonnast laiemalt. Nii, esimene osa. Teadus pea peale pööratud. Vaatame lähemalt, miks Popper arvas, et teaduse tõeline eesmärk pole mitte teooriate kinnitamine, vaid nende halastamatu proovile panek. Popperi jaoks oli see lihtne. Kujutage ette, selle asemel, et leida tuhandeid ja tuhandeid valgeid luike, et tõestada teooriat, kõik luiged on valged, peaks tõeline teadlane jahtima seda ühte ja ainult musta luike. Sest just see üks must luik lükkab kogu teooria ümber. Ja see ongi see põhimõte. Kui teooriat pole võimalik valeks osutada, siis see pole lihtsalt teadus. Popper kasutas seda näiteks marksismi kritiseerimiseks. Tema arvates suutis marksism seletada absoluutselt kõike, mis maailmas juhtus, ja just see muutis selle ümberlükkamatuks ja seega, ebateaduslikuks. Okei, teine osa. Falsifitseerimise loogika. Aga kuidas see siis praktikas käib? Vaatame ühte väga lihtsat näidet. Külmunud konnajuhtumit. Popperi jaoks oli see loogika täiesti raudkindel. Kui su teooria on kõik konnad surevad ja sa leiad ühe elusa, siis pole siin midagi vaielda. Järeldus on vältimatu. Teooria on vale. Ja punkt. Aga kas see on tõesti nii lihtne? Siin hakkavad asjad natuke keerulisemaks minema. Vaatame, kus on sellel muidu nii geniaalsel ideel üks väike, aga oluline pragu sees. Sest kui me natuke sügavamale kaevame, siis leiame, et isegi see puhas ja selge loogika on tegelikult palju segasem, kui esmapilgul tundub. Ja siin ongi see konks. Selleks, et kindel olla, et just see eluskonn lükkas su teooria ümber, pead sa eeldama, et sügavkülmika töötas, et keegi ei käinud vahepeal konna välja vahetamas, et see on üldse konn, mitte mingi eriti vastupidav kärnkonn. Irooniline, eks ole. Selleks, et ühte teooriat ümber lükata, pead sa tegelikult pimesi uskuma tervet hulka teisi teooriaid. Aga Popperi jaoks polnud see kõik ainult mingi kuiv teaduse loogika, see oli midagi palju sügavamat. See puudutas meie kõige fundamentaalsemat suhet tõega. Nagu Popper ise nii hästi ütles, meil ei ole tõde nii-öelda taskus. Mõte on selles, et tõde pole mingi asi, mida sa saad kätte võtta ja öelda minu oma. See on pigem ideaal, mille poole me pidevalt püüdleme, aga mida me kunagi täielikult kätte ei saa. Ja see ongi tegelikult kogu asja tuum. Teaduslikud teooriad ei ole mingid kivisse raiutud faktid. Need on lihtsalt meie paremad oletused hetkel. Oletused, mida on küll kõvasti testitud, aga mis võivad homme juba ümber lükatud saada. Teadus ongi see pidev protsess, kus me ehitame julgeid ideid ja siis proovime neid ise maha lohkuda ja ellu jäävad ainult kõige tugevamad. Nii, 5. ja viimane osa. Ja nüüd me liigume laborist välja päris maailma. Sest see pideva kahtlemise idee, Popper rakendas täpselt sama loogikaga ühiskonna ja poliitika peale. Näiteks hoiatas ta selle eest, mida ta nimetas ühiskonna vandenõuteooriaks. See on see lihtne mõtteviis, et kui midagi halba juhtub, siis keegi pidi seda tahtma. See viib patuoiaste otsimiseni, mitte tegelike põhjuste mõistmiseni. Ja täpselt nagu pseudoteadus on ka seda võimatu ümber lükata. Alati leiab kellegi, keda süüdistada. Ja see viib meid tema ilmselt kõige kuulsama sotsiaalse ideeni, sallivuse paradoksini. Mõte on lihtne, aga võimas. Kui avatud ühiskond on piiramatult salliv kas sallimatuse enda suhtes, siis lõpuks hävitavad sallimatud selle sallivuse. Elujäämiseks peab avatud ühiskond olema sallimatuse suhtes, sallimatu. Okei, aga kuidas see siis tänapäeval välja näeb? Vaatame ühte tänapäevast analüüsi, mis väidab, et see paradoks on eriti teravalt päevakorral just ülikoolides. Just nendes kohtades, mis peaksid olema avatud ja vaba mõtterumka kantsid. See allikas toob välja 3 peamist taktikat, mida väidetavalt kasutatakse akadeemilise vabaduse ja sallivuse vastu. Esiteks infiltratsioon ehk oma inimeste paigutamine institutsioonidesse. Teiseks õõnestamine,
põhiainete lahjendamine ideoloogilise kirjandusega ja kolmandaks sundimine, hirmutamine ja debati vaigistamine. Huvitav on ka see, et see allikas kasutab väga spetsiifilist keelt nende strateegiate kirjeldamiseks. Näiteks räägitakse pikast maršist läbi institutsioonide või Trooja hoobuse pedagoogikast, kus sotsiaalse õigluse teemad peidetakse teiste ainete sisse. Ja selle analüüsi järeldus on üsna karm, tsiteerides. Vaikiv enamus on samuti tavaliselt ebaoluline, nagu inimkonna ajalugu illustreerib. Teisisõnu, väike, aga väga sihikindel vähemus suudab passiivse ja salliva enamuse lihtsalt üle mängida. Ja see kõik jätabki meid õhku rippumas selle Popperi enda pakilise ja ajatu küsimusega. See sunnib meid tõsiselt mõtlema vabaduse ja sallivuse piiridele. Millal muutub ühiskonna suurim tugevus, tema avatus, tema enda hukatuseks?